Head aega! Tere tulemast saatesse Global Eye. Mina olen Natasha Kirtsik ja täna teeme ülevaate maailma kõige olulisematest uudistest. Vaatame nüüd tänaseid pealkirju. Kas Türgi on endiselt lääneriikide liidu nurgakivi või hakkab NATO raskekaallane kasvavate pingete taustal liitlastele hoopis koormaks muutuma? Arutame seda teemat. Pentagon ja SpaceX on peravas vastasseisus millegi üle, mis on muutunud kaasaegse sõjapidamise keskseks osaks – Starlink lahinguväljal. Lisaks kogeb Kanada praegu omaenda Brexiti hetke. Alberta provints liigub nüüd ametlikult referendumile, mis toimub 19. oktoobril, et otsustada, kas jääda riigi koosseisu või liikuda tulevikus eraldumise hääletuse suunas. Aga enne kui me kõigest sellest ja paljust muust räägime, vaatame üle mõned selle nädala suurimad uudislood, mis on üle maailma pealkirju teinud. Esiteks, surmav keemiline katastroof USA Washingtoni osariigis on nüüd muutunud täielikuks otsingu ja väljatoomise operatsiooniks, kuna ametnikud kinnitasid, et hukkunute arv on tõusnud 11 nii pärast seda, kui kõik 9 kadunud inimest leiti surnuna. Juhtum leidis aset teisipäeval Upon Dynawave'i pakenditehases, kui tohutu mahuti, mis sisaldas valget leelist, väga söövitavat kemikaali, mida kasutatakse paberimassi tootmisel, äkitselt purunes. Võimude sõnul lekkis umbes 900 000 gallonit seda ainet, sundides päästemeeskondi tehase sees hoolikalt rususid läbi otsima, samal ajal kui droonid skanneerisid ümbritsevat ala. Otsingud jätkusid kogu nädala, enne kui viimased ohvrid leiti. Uurimine selle kohta, mis põhjustas selle paagirikke, on nüüd käimas. Ja lõpuks on meil mõned imepärased uudised. 4 meest, kes olid lõksus üle ujutatud koopasüsteemis Laose keskosas, on nüüd pärast enam kui nädalast maa all viibinist päästetud. Nad kuulusid 7 külaelaniku hulka, kes läksid sellesse kitsasse koopakäiku kulda otsima, kui äkilised üleujutused ootamatult nende väljapääsu sulgesid. Päästjad ütlevad nüüd, et oopasüsteem on mõnes kohas äärmiselt kitsas. Mõned käigud on vaid 50 sentimeetrit laiad, mis teeb selle päästeoperatsiooni eriti ohtikuks. Ellujäänud toodi ükshaaval kanderaamidel välja, mähituna fooliumtekkidesse ning viidi kiiresti meditsiinitelkidesse, kus videol oli näha rõõmuhõiskeid, pisaraid ja palju emotsionaalseid taaskohtumisi. Ebola puhang Kesk-Aafrikas levib kiiremini, kui tervishoiuametnikud suudavad sammu pidada ning hoiatavad märgid muutuvad üha pakilisemaks. Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et haruldane Ebola tüvi levib nüüd Kongo idaosas Ituri provintsis, kus on seni teatatud enam kui 900 tahtlustatavast juhtumist ja üle 200 tahtlustatavast surmajuhtumist. Nüüd külastas Maailma Terviseorganisatsiooni direktor laupäeval seda piirkonda ja ta ütles järgmist. Ma arvan, et mängureegel on koos tegutsemine. Ja solidaarsus on nüüd meie parim relv. Piirideta arstid hoiatavad, et nakkuste ulatus ja kiirus on erinevalt kõigest, mida on varasemates Ebola puhangutes nähtud. Praegu on mitmed riigid kehtestanud reisipiirangud, mida Maailma Terviseorganisatsioon kutsub nüüd ümber hindama, hoiatades, et need võivad tegelikult läbipaistvust vähendada ja puhangut raskemini kontrollitavaks muuta. Ja nüüd, mu sõbrad, oleme jõudnud tippu. Praegu on Türgi üsna keerulises olukorras Lääneliidus ja see arutelu on taas kuumaks läinud. Paberil on see NATO raskekaalane, kellel on alliansi suuruselt teine sõjavägi ja võtmetähtsusega positsioon Euroopa kaguosas. Kuid täna on pingeid järjest raskem ignoreerida. Demokraatia taandareng ja kasvavad hõõrumised lääne partneritega. Nii et küsimus on üsna lihtne. Kas Türgi on endiselt asendamatu läänepartner või muutub ta koormaks, mida allianss ei saa enam eirata? Täna õhtul on meiega selle teema üle arutlemas reservkolonel Richards ja Atlandi nõukogu vanemteadur. Jonathan Schanzer, teadusuuringute vanemase president, tegelikult ei saa meiega liituda ja Türgi ekspert Dr. Hayaitan Cohen Yenarchuk. Aga enne kui alustame arutelu, vaatame veidi tausta. Türgi on pikka aega olnud lääne julgeolekukorra üks tähtsamaid riike. See on NATO liige.
sellel on alliansi suuruselt teine sõjavägi ning see asub mandrite ristumiskohas. NATO jaoks on see geograafiline asukoht oluline. Türgi on oluline kaitsetõkke Venemaa vastu, Musta mere väravavaht ning suur sõjaline jõud piirkonnas, kus lääne mõjuvõimu üha enam vaidlustatakse. Aga Ankara on muutumas ka üheks lääne kõige keerulisemaks partneriks. President Erdoğani juhtimisel on Türgi ajanud iseseisvamat välispoliitikat, laiendanud oma piirkondlikke ambitsioone Lähis-Idas, arendanud oma kaitsetööstust ning keeldunud alati Euroopa või Washingtoniga ühte joont hoidmast. Türgi karm retoorika Iisraeli suhtes on tekitanud lääneriikide pealinnades ärevust, eriti ajal, mil Iisrael on endiselt üks lääne lähimaid partnereid piirkonnas. Samal ajal on demokraatia taandareng Türgis õõnestanud Euroopa liitlaste usaldust, kes ütlevad, et NATO ei ole ainult sõjaline liit, vaid ka ühiste demokraatlike väärtuste kogukond. Seega ei ole lääne jaoks küsimus ainult selles, kas Türgi on keeruline partner. Küsimus on selles, kas Türgi on liiga oluline, et teda kaotada. Ja kas Türgi on asendamatu lääne partner või hoopis koormaks? Hästi, alustame nüüd meie 30-sekundilise kiirvooruga. Tuletan kõigile meie paneeli liikmetele meelde, et teil on esimesele küsimusele vastamiseks vaid 30 sekundit. Ja meil on häid uudiseid. Jonathan Sanser on tegelikult meiega. Jonathan, aitäh, et meiega liitusid. Esimene küsimus, millele te kõik vastate, on järgmine. Kas Türgi on asendamatu lääne partner või üha keerulisem koorem? Colonel Rich Richelton, Alusta. Hea olla siin koos teiega ja nii silmapaistval paneelil. Ma arvan, et küsimus on veidi ekslik. Küsimus ei peaks olema partnerlus või koorem. See ei ole see vastandus. Vastandus oleks eelise ja koorma vahe. Kui vaadata strateegilist kaalu G20 majanduse mõttes, NATO teise suurima sõjaväena ja üldise süsteemse joondumise järgi, mitte täiusliku, aga siiski üldise joondumise järgi, siis Türgi on kindlasti asendamatu partner. Ja kui sa räägid Euroopast, kui sa räägid läänest, vaata, mida teevad Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriik, Ukraina, Poola ja teised. Nad lähenevad Türgile. Iisraeliga on probleeme ja Ameerika Ühendriigid peavad juhtrolli võtma, et aidata neid küsimusi lahendada. Aga pole kahtluski, et me vajame neid alliansis ja nad on alliansile tugevaks toeks. Hästi, Jonathan Sanser, mis on sinu arvamus? Sul on 30 sekundit. Jonathan, me ei kuula sind. Nüüd kuulame. Nad on täielik koorem. Nad on täielik koorem. Alates islamiriigi toetamisest kuni Hamasi toetamiseni. Iraani islamivabariigi jaoks rahapesuni ja võitlejate smugeldamiseni islamiriiki. Süürias ja Iraagis inimõiguste rikkumised kodumaal. Me keelasime neil isegi F-35 programmis osalemise, sest nad hankisid Vene õhutõrjesüsteemid. See on nagu rebane kanalas. Sellise riigi hoidmine NATOs on katastroof. Hästi. Viimasena, kuid mitte vähentähtsana, doktor Kai Eitan Cohen, Jano Rošak. Mis on teie arvamus? Teil on 30 sekundit. Arvestades Venemaalt tulenevaid väljakutseid, usun, et NATOl ei ole muud valikut, kui toetada Türgi liikmesuse jätkumist. Ja ma olen mõlema teadlasega nõus, et see partnerlus on problemaatiline, aga reaalpoliitika ei jäta NATOle Türgi osas mingit manööverdamisruumi. Hästi, nüüd on meil aega oma vastuseid siin pikemalt selgitada. Igaühele meie paneelist te võite rääkida pauem, kuid kindlasti jätke aega ka oma kaaspanelistidele. Nüüd tahaksin liikuda järgmise küsimuse juurde. Kas kollektiivsel läänel on muid alternatiive või ollakse Türgiga lõksus? Kui rääkida näiteks relvade tarnest või lihtsalt sellest, kui palju inimjõudu Ankara NATOsse toob oma suure armeega? Rich? Jah, ma arvan, et see on peaaegu küsimus, mis vastab iseendale. Vaadake kaitsetööstuse trende. Muidugi, Ameerika Ühendriigid ja Iisrael, tugevad liitlased, mõlemal on väga arenenud kaitsetehnoloogilised süsteemid. Türgi on ausalt öeldes viimase 10–15 aasta jooksul sellesse liigasse lisandunud. Nüüd on mõned küsimused selle kohta, kuhu nad müüvad ja vajalikud on konsultatiivsed mehhanismid, et olla kindlad, et me kõik oleme samal poolel. Liibüa on huvitav näide, kus Türgi sekkumine 2020 aastal takistas lõpuks Tripoli langemist ja tegelikult toetas ÜRO toetatud läbirääkimisi. Me teeme koostööd Ameerika Ühendriikide AFRICOM ja türklased, et saavutada Liibüas ühtsus. See on lihtsalt üks näide.
nii et ma arvan, et Türgi absoluutne kaal mitte ainult tööjõu ja geograafia mõttes, vaid ka kaitsetehnoloogia osas tähendab, et Türgi on kas väga tugev, kuigi keeruline liitlane või hoidku jumal midagi, mida sa kindlasti ei taha enda vastu. Ja ma võtan Jonathani seisukohta tõsiselt ning mina ja Jonathan oleme sellest varem rääkinud. On tõsised probleemid, aga meil on sõjaväes üks ütlus. Parem on, kui keeruline sõber on telgis sees ja, kuidas nüüd öelda, teeb häda väljapoole. Mitte ei oleks telgist väljas ja teeks häda sissepoole. Seega ma eelistaksin palju rohkem toime tulla võimsa, kuid keerulise liitlasega, kui proovida teist riiki täiesti sassi lüüa, nagu mõned inimesed on naeruväärselt kutsunud Türgit järgmiseks Iraaniks. See ei ole järgmine Iraan ja meil pole seda kindlasti vaja. Jonathan, mis on sinu vastus sellele? Ma näen, et sa noogutad. Mitte veel üks. Ma arvan, et ma lihtsalt naeratan. Ma mõtlen, vaata, probleem Türgiga on mitmetahuline, aga võtame näiteks selle, et neil on suur armee. Kuidas nad on seda armeed kasutanud? Tegelikult näeme, et nad sihivad meie kurdi liitlasi sellistes kohtades nagu Süüria ja Iraak. Nad on tegelikult Süüria valitsuse üle võtnud ja see on muidugi Al-Qaeda valitsus, mida on väga raske ennustada, rääkimata selle kontrollimisest. Kui vaadata selle armee suurust, mida kõik peavad tugevuseks, siis mina pole seda armeed veel tegutsemas näinud. Ma pole veel aru saanud, millised on selle võimed peale väljaõppe. Nüüd, rääkides relvadest, mida türklased praegu toodavad, pean ütlema, et kui vaadata türklaste praeguseid liitlasi, 6 Hamasi, Hezbollah, Al-Qaeda, moslemi vennaskonna, ISISe ja isegi mõne tööga, mida nad on teinud Iraaniga. Kas ma tahan näha, et selline valitsus hangib selliseid relvi ja hoiab selliseid suhteid igasuguste pahatahtlike jõududega? See näeb välja nagu katastroof, mida me ise soodustame. Ja see ongi minu mure praegu, kui me lubame neil jätkuvalt jääda meie liitu. See näeb välja nagu vaikiv heakskiit tervele reale halvale käitumisele. Doktor Jenarotšuk, mis on teie vastus mõttele, et parem on, et Türgi oleks sõber, isegi kui ta on keeruline sõber, kui et ta poleks üldse sõber? Esiteks tahaksin rõhutada, et NATOs ei ole sellist mehhanismi, millega saaks liikmeid välja visata. Kas see on selge? Nii et kõigepealt jah, nüüd me räägime sellest, kas Türgi on usaldusväärne liitlane või mitte usaldusväärne liitlane. Ja ma olen nõus Jonathaniga näiteks Türgi positsiooni osas Süürias ja nende tiheda suhte osas Hamasiga. Aga räägime ka konkreetsetest faktidest. Kuna NATOs sellist mehhanismi ei ole, siis kahjuks me ainult spekuleerime. Ja kuni te ei tea täpselt, millal Euroopa Liit tegutseb või mitte, peaksid nad looma oma enda armee. Kuni selle päevani ei usuma, et me saame tõsiselt rääkida alternatiivist NATOle. Täna on see tohutu armee, millest te räägite, väga hõivatud Kreeka heidutamisega. Kreeka on NATOs Türgi partner ja liitlane. Aga kui me vaatame Türgi poliitikat, siis sama armee viib läbi sõjalisi õppusi. Viimane õppus FS 2026 oli väga selge sõnum Kreeka vastu. Jällegi, kui me vaatame Türgi parlamenti just lähiajal, siis nad hakkavad arutama uut eelnõu, mis puudutab merepiiride määratlemist. Teate ju piirid Kreekaga seoses. Nad võivad teha ühepoolseid otsuseid oma NATO liitlaste vastu. Lühidalt öeldes, kuni Euroopa Liit ei hakka kaitsma oma enda merepiire ja ei loo uut liitu, mis jätaks Türgi välja. Ma arvan, et me kõik hakkame spekuleerima ja ärgem unustagem ka väga lähedast sõprust Donald Trumpi ja Recep Tayyip Erdogani vahel, kelle kõige olulisem ühine nimetaja on Süüria. Esimest korda üldse tänu Erdoganile näeme, et Ameerika Ühendriigid on esimest korda võimelised
tungima Süüriasse. Nii et siin on palju erinevaid olulisi komponente. Hästi, ma tahan pöörduda Shenzi poole. Või täpsemalt, kas sa arvad, et Ankara üritab asendada, võiks öelda, traditsioonilisi lääne mõjusid teatud Lähis-Ida piirkondades või lihtsalt täidab teiste poolt jäetud tühimikku? Ja kas ta kasutab oma NATO liikmelisust lõpuks hoovana, et ajada iseseisvamat välispoliitikat? Ma arvan, et praegu türklased, võiks öelda, on NATO liidus ja samal ajal sellest väljas. Nad mängivad mõlemale poolele. Ja ma arvan, et see ongi põhiosa probleemist režiimiga, mis on oma olemuselt islamistlik ja tegelikult paljuski lääne vastane. See suudab üsna lihtsalt mõlemas leeris laveerida. Ja ma arvan, et see on tegelikult suur probleem. Minu pikaajaline soovitus selles osas on tegelikult pidada türklastega dialoogi, mida ma ei mäleta, millal viimati tõsiselt ja avatult tehti, öeldes, et te peate valima moslemi vennaskonna ja islamismi ning lääne vahel. Aga kui vaadata nende hoiakut kogu piirkonnas, siis see teebki murelikuks, eks. Ma mõtlen, neil on mõju ja ligipääs Gazas läbi Hamasi. Nad on viimastel kuudel rahastanud ja relvastanud Hezbollahad, mis on äärmiselt murettekitav. Ja seega on neil nüüd tohutu mõju väga nõrgas Liibanonis. Neil on kontroll Süüria valitsuse üle, mis on sisuliselt Al-Qaida mõju all. Nad jätkavad vaenutegevust kurdide vastu nii Süürias kui ka Iraagis. Neil on suur õhuväebaas Kataris, mis muidugi toetab moslemi vennaskonda, Hamasi, Talibani ja Al-Qaidat. Seal toimub koostöö. Türklastel on tohutult palju sõjalisi vägesid kogu Aafrika sarvel ning nad jätkavad igasugust hoolimatut vastasseisu kreeklaste ja küproslastega. Sa mainisid seda varem, et nad on vastuolus nende kahe riigiga, mis on osa Euroopa Liidust ja sellest laiemast liidust, mida me oleme püüdnud üles ehitada. Kui sa hakkad seda kõike ideoloogiliselt vaatama, siis nad ei ole ühel meelel. Ja lisaks sellele on neil kogu piirkonnas vägesid, millega nad saavad püüda kehtestada oma vaateid ja eelistusi selles piirkonnas. Ma arvan, et me liigume kriisi suunas ja tähelepanu puudumine süvendab seda. Ma tunnustan teid selle paneeli korraldamise eest, sest sellele kasvavale probleemile pole lihtsalt piisavalt tähelepanu pööratud. Ma arvan, et türklastega ootab meid ees valus äratundmine. Reservkolonel Rich Alton, kuidas te vastate kõigele sellele, mida Jonathan Tšintser just ütles? Ja Jonatanil on õigus, me liigume kriisi suunas, aga ma arvan, et kriis on Jonatani ja faktide vahel. Sest kui Jonatan räägib sellest, et Türgi läheb kurdide vastu Iraagis, siis see on naeruväärne. Türklastel on suurepärased suhted Parsanide ja Iraagi Kurdistani piirkonnaga ning see ulatub vähemalt 10 aasta taha. Nii et kui rääkida mitteläänelikust sõjalisest kohalolekust, siis küsige itaallastelt, küsige hispaanlastelt, küsige poolatatelt, küsige ukrainlastelt, küsige aserbaidžaanlastelt, kes on nii Iisraeli kui ka Türgi ühised sõbrad. Seejärel minge Somaaliasse, Liibüasse, Sudaani, kus Türgil on olnud sõjaline kohalolek, mis on võimaldanud lääneriikide diplomaatial tegutseda ja aidanud neid riike stabiliseerida. Nüüd, kui ma saan natuke keskenduda Jonathani kriitikale siin, siis see muutub tõepoolest õigustatud kriitikaks. Sest on valdkondi näiteks, mis puudutab Hamasi, mis minu arvates ei ole kooskõlas teiste Türgi välispoliitika geopoliitiliselt nutikate elementidega. Ja ma olen nende suhtes olnud kriitiline. Ma arvan, et see on loogika viga, kui ta ütleb, et Hezbollah kohta pole tõendeid. Jonathan, kirjuta mulle e-kiri, saada mulle sõnum, sul on mu aadress. Ma ei usu, et see Hezbollah osa vastab tõele, sest sa ei pruugi seda teada, aga sunniitlikult islami suunitlusega parteid, olgu nad moslemi vennaskond või teised, ei ole tavaliselt just suured radikaalsete šiiitlike terrorirühmituste toetajad. Nii et ma arvan, et sa peaksid oma poolel natuke fakte kontrollima. Aga jah, põhimõte on see, et seal on mõned probleemsed elemendid ja taas Hamas oleks üks neist. Aga kui vaadata laiemalt diplomaatilisi samme, mis on toimunud Iraani, Ukraina ja piirkondlike stabiilsusküsimuste osas, siis türklased on palju rohkem joondunud kui mitte joondunud kindlasti Ameerika Ühendriikide Trumpi administratsiooniga. Kui ma oleksin Iisraelis, kui ma oleksin Jeruusalemmas ja teeksin oma hinnanguid, siis see näeks natuke teistsugune välja, sest Süürias toimuvatel sündmustel on teatud konkurentsielemente Iisraeli ja Türgi vahel ning see vajab hoolikat tähelepanu.
aga ma arvan, et te olete täiesti ühel meelel Aserbaidžaani osas. Nii Iisrael kui ka Türgi on olnud suured toetajad ja liitlased Aserbaidžaanile. Nii et Jonatan liialdab veidi, kui räägib ühtsuse ja erimeelsuste ulatusest. No Jonatan, ma nägin tegelikult mitte ainult sind, Jonatan, pead raputamas selges mittenõustumises, vaid ka doktor Jana Rotšakit. Jonatan, ma tahan anda sulle võimaluse nendele süüdistustele vastata, enne kui pöördume doktori poole. Vaata, ma arvan, et faktid räägivad nüüd iseenda eest, eks? See on moslemi vennaskonnaga joondunud režiim. Nad teevad tihedat koostööd katarlastega. Ma usun, et nad püüavad praegu täita tühimikku, mille jätab Islamivabariik. Ja enne kui me hakkame rääkima sellest, kuidas sunniitlikud islamistid ei tee koostööd šiitlike islamistidega, vaadake neid $20 miljardit, mille türklased pesid Islamivabariigi nimel tuumakriisi haripunktis aastatel 2012 kuni 2015. See oli suur pank, riigi omanduses olev Türgis suuruselt teine pank. Selle nimi on Halkbank. Vaata järele, Rish. Sa näed, et nende kahe valitsuse vahel oli tihe koostöö. Tegelikult täitsid iraanlased Erdogani režiimi taskuid. Ma ei ole veel lõpetanud rääkimist, eks? Ja kui sa nüüd hakkad vaatama, kuidas nad on piirkonnas tegutsenud, siis see ei ole kooskõlas USA juhitud maailmakorraga. Ja kui sa tahad rääkida Aserbaidžaanist kui positiivsest erandist, siis palun. See on riik, millel pole praegu suurt tähtsust, kui me vaatame Levanti ja neid üldisi muresid, mis meil selle 7 rindega sõja suhtes on. Türklased on kutsunud üles panislamistliku armeed tõusma Iisraeli ja mõnede selle liitlaste vastu Pärsia lahes. See ei ole hea valitsus, kellega koostööd teha. Rääkides Iisraelist, tahan ma nüüd pöörduda doktor Jana Rotšaki poole, et täpsemalt arutada, kuidas retoorika Iisraeli vastu selles kõiges rolli mängib. On ilmselge, et Iisrael on juba ammu olnud oluline tugisammas, oluline liitlane kogu lääne jaoks. Ja meile kõigile on väga-väga selge, et Türgi ei ole Iisraeli toetaja. Kahjuks oleme me kõik alates 7. oktoobrist näinud, et Türgi hakkas rõhutama Iisraeli kui peamist rahvusliku julgeoleku ohtu Türgi jaoks. Ja see on väga kahetsusväärne, sest Iisraelil ei ole mingisuguseid püüdlusi Türgi territoriaalse terviklikkuse suhtes. Kuid siiski näeme iga päev, et Türgi juhtkond alustab delegitimeerimiskampaaniat Iisraeli peaministri vastu teadlikult isiklikul tasandil. Samuti näeme, et nad teevad seda ka riigi enda ja teiste oluliste ametnike vastu. Nii et Jonatan ütles midagi väga olulist ja ma arvan, et seda tuleks rõhutada. Türgi on kahjuks tänapäeval väga hõivatud strateegilise sõjalise liidu loomisega Iisraeli riigi vastu. Eelmisel aastal märtsis käivitas Türgi uue algatuse nimega Süüria naabrid. Seda algatust tuleks näha kui sunniitliku islami NATO tuumikut, mis on loodud Iisraeli riigi heidutamiseks. Kasutades Süüria naabreid, sealhulgas Liibanoni, mida mainis taas Jonatan, ning ka Jordaaniat. Ja ärgem eksigem nende suure plaani suhtes. Egiptus kuulub samuti sellesse visiooni. Ja me näeme mõningaid kavandeid Türgi valitsuse hääletoru, tead küll, ajaleht Yeni Shafak. Kui sa vaatad seda ajalehte, siis seal ilmus väga tuntud artikkel pealkirjaga, mis oleks, kui moodustataks moslemi armee Iisraeli riigi vastu. Palun guugelda seda ja kahjuks pärast 7. oktoobrit võtame meie Iisraelis teiste riikide ähvardusi väga tõsiselt. Ma mõtlen, et see on üks olulisemaid 7. oktoobri kõrvalmõjusid. Rich, sunniitlik islamiliit NATO. Mida sina sellest arvad? No vaata, ma veetsin 4 aastat Iisraelis, sealhulgas töötasin mõnedes üsna tundlikes programmides, mis kaitsesid Iisraeli julgeolekut piirkondlikult ja Ameerika huve piirkondlikult. Ma võtan selle piirkonna stabiilsust väga tõsiselt. Ja Ameerika Ühendriikide jaoks on muidugi kaheparteiline prioriteet tagada Iisraeli julgeolek, kuid samuti on kaheparteiline huvi, et meil oleks stabiilne liitlassüsteem, mis toimib kogu piirkonnas. Ja see tähendab Türgit, see tähendab Pärsia lahe riike, see tähendab Iisraeli.
ja see ei ole kellegi huvides, et asi on sellesse punkti jõudnud. Aga ma pean lihtsalt välja tooma. Pärast 7. oktoobrit oli üks periood, mis oli veidi teistsugune. See oli liiga lühike. Aga oli üks periood, kus Türgi toon selles küsimuses oli teistsugune. Türklastel on eriline tundlikkus Gaza suhtes ja tsiviilelanike kannatuste tajumise osas Gazas. Ja kui sõda Gazas jätkus, mida mina ja enamik ameeriklasi toetame, Iisraeli õigust Gazas Hamasi vastu tegutseda. Kuid tõhusa poliitilise strateegia puudumine Gazas õõnestas Iisraeli positsiooni nii paljude riikide seas, kes kaalusid liitumist Abrahami kokkulepetega, kui ka sellise riigi nagu Türgi puhul. Ja umbes 6 aja jooksul muutsid nad oma tooni. Šantser, ma tahan sulle kiiresti võimaluse anda vastata, sest läheme varsti reklaamipausile. Ja ma mõtlen, vaata, kui sa tahad vaadata muutunud tooni, siis see on tegelikult viinud meid tegelikult tagasi 2010. ja 2011. aasta juurde seoses Hamasiga. Just siis hakkasime nägema, kuidas Recep Tayyip Erdogan, Türgi diktaator, hakkas Hamasit toetama. See oli aeg, kui ta hakkas lubama kõrgetel juhtidel riigis tegutseda, kasutades Istanbuli sisuliselt finantskeskusena, et liigutada raha Hamasi jaoks. Hamasi tippjuhid, kes seal baseeruvad, saavad Türgi valitsuselt kuningliku kohtlemise osaliseks. Sealt on relvi liigutatud ning seal on ka vandenõusid kavandatud. Hästi, kahjuks peame selle nüüd lõpetama. Soovin tänada kõiki meie paneeli liikmeid. Väga põnev vestlus. Loodetavasti saame teid varsti tagasi kutsuda. Teeme nüüd kiire reklaamipausi. Oleme peagi tagasi. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Koge tõelist leevendust oma valu ja jäikuse vastu. Helista kohe. Viis 000 aastat ajalugu ja ükskõik, kes on püüdnud meid hävitada, me jääme ellu ja õitseme edasi. Igal nädalal toome teieni värskeimad juudi uudised kogu maailmast. Hea, halb, kole ja suurepärane. Liituge meiega igal esmaspäeval saates Juudi maailma nädal. Ja me oleme tagasi saates Global Eye. Mina olen Natasha Kirtšik ja aitäh, et jäite meiega. Nüüd teatab Iisrael, et on vallutanud ühe kõige sümboolsema ja strateegilisema paiga Lõuna-Liibanonis, Beauforti kindluse. See toimub ajal, kui nende maismaa operatsioon tungib sügavamale territooriumile, mida on kaua seostatud Hezbollahga. See keskaegne kindlus asub kõrgel Litani oru kohal ning sellepärast on aastakümneid võideldud, kuna see pakub valitsevat vaadet nii Lõuna-Liibanonile kui ka Põhja-Iisraelile. See toimub ajal, kui Hezbollah jätkab rakettide tulistamist. See on dramaatiline verstapost ja dramaatiline muutus poliitikas, mida me ellu viime. Oleme murdnud hirmu barjääri. Võtame initsiatiivi enda kätte. Tegutseme igal rindel Süürias, Gazas ja Liibanonis. Oleme loonud oma piiridest väljapoole turvatsoonid, et kaitsta oma kogukondi. See toimub ajal, mil Hezbollah jätkab rakettide ja droonide tulistamist Iisraeli suunas ning viimastel päevadel on see märgatavalt sagenenud. Ja Lõuna-Ameerikas suunduvad kolumblased valimiskastide juurde kõrgete panustega presidendivalimistel, mis on tegelikult rahvahääletus ühe suure küsimuse üle. Rahu või surve? 10 aastat pärast ajaloolist Farki rahulepet on vägivald, mille lõpetamiseks see sõimiti, taas puhkenud. Toimuvad droonirünnakud, relvastatud kallaletungid ja isegi poliitiline atentaat valimiskampaania ajal. Nüüd seisavad valijad silmitsi radikaalselt erinevate valikutega. Üks juhtivaid kandidaate soovib senisest veel jõulisemalt jätkata president Petro täieliku rahustrateegiaga, püüdes relvarühmitustega läbi rääkida, kuid tema rivaalid väidavad, et see lähenemine on läbi kukkunud ning nõuavad palju karmimat, El Salvadori stiilis jõulist mahasurumist. Ja Venemaa droon, mis oli mõeldud Ukrainale, on nüüd ületanud ohtliku piiri, tabades kortermaja NATO territooriumil Rumeenias ja vigastades 2 inimest.
Ametnikud ütlevad, et droonirünnakut jälgiti reaalajas kogu öö jooksul, kui see sisenes Rumeenia õhuruumi, enne kui see kukkus hoonesse Donau sadamalinnas Galatsis, põhjustades tulekahju ja sundides inimesi evakueeruma. Rumeenia saatis välja hävituslennukid, kuid need ei sekkunud enne kokkupõrget. Bukarest nimetab seda tõsiseks rikkumiseks ja on juba välja saatnud ühe Vene diplomaadi. NATO on nüüd oma idatiival kõrgendatud valmisolekus, rõhutades, et kaitseb iga tolli liitlasriikide territooriumist. Me ei saa lihtsalt öelda, et me oleme NATO riik ja seetõttu ei pea me enam investeerima. Te peate olema ohtudeks valmis ja see, mida Rumeenia ja Euroopa teevad, on õige. Moskva eitab samal ajal vastutust. Vladimir Putin väidab, et drooni päritolu on endiselt ebaselge ja kutsub üles objektiivsele uurimisele. Aga NATO liikmesriikidele piiri ääres on see veel üks meeldetuletus, et sõda Ukrainas ei ole enam piiratud. See puudutab juba ka allianssi ennast. Ja tuntud artistid loobuvad suurest festivalist, mis oli kavandatud Ameerika 250. sünnipäeva tähistamiseks, väites, et neid eksitati selle osas, mida üritus tegelikult esindab. Freedom 250 Great American State Fair Mees viiks toimuma sel suvel Washingtoni National Mallil, alates juunist, reklaamiti kui erapooletut pidustust. Kuid nüüd on esinejad, sealhulgas Commodores, Bret Michaels ja Martina McBride, kõik loobunud, öeldes, et poliitilised seosed polnud lepingu sõlmimisel selged. Ja seda seetõttu, et selle taga olev grupp loodi eelmisel aastal Trumpi administratsiooni poolt ning president määras selle tegevjuhi. Nüüd nimetab president neid loobujaid 3. järgu inimesteks ja kaalub selle asemel samal ajal ja samas kohas miitingu korraldamist. Nüüd heidame pilgu mõnele selle nädala olulisemale uudisele üle maailma, mis sul võib-olla 2 silma vahele jäid. Pentagon ja SpaceX on sattunud teravasse vastasseisu millegi üle, mis on muutunud kaasaegse sõjapidamise keskseks osaks, nimelt Starlink lahinguväljal. Iraani konflikti haripunktis toetusid USA ametnikud Elon Muski satelliidivõrgule, et tagada kõik, alates lahinguvälja sidepidamisest kuni droonide juhtimiseni. Aga nüüd on tekkinud uus vaidlus ja see puudutab hinda. SpaceX ütleb, et sõjavägi on maksnud ühe terminali eest umbes $5000, kuid nende sõnul vastab teenus pigem $25,000 kuu tasemele. Ja SpaceX soovib, et seda summat tõstetaks. Pentagon aga vaidleb vastu, öeldes, et hinnakujundus ei vasta sellele, kuidas süsteemi tegelikult kasutatakse, eriti lühiajaliste droonimissioonide puhul. Kuid sailuse taga on laiem tõsiasi. USA sõjavägi on muutunud ülioluliselt sõltuvaks ühest erafirmast kriitilise sõjaaegse ühenduse tagamisel ning SpaceX teab seda. Seetõttu pidigi USA valitsus sõja ajal lõpuks nõustuma hinnatõusuga, mis neile peale suruti. Kuna suures mahus tegelikke alternatiive pole, hoiatavad ametnikud nüüd, et läbirääkimispositsioon kaldub kiiresti teisele poole. Ja meiega liitub nüüd Victoria Samson, Secure World Foundationi kosmosejulgeoleku ja stabiilsuse peadirektor. Olgu, kõigepealt, kas see on põhimõtteliselt hinnavaidlus või on see märk sellest, et Pentagon on muutunud SpaceXist struktuurselt sõltuvaks viisil, millest on raske lahti saada? Ma arvan, et see on mõlemat. Kindlasti on hinnavaidlus olnud selle ajendiks, aga tõesti praegu ei ole Starlinkile alternatiivi. Nüüd on Amazon käivitanud oma enda versiooni nimega Amazon Leo ja ma arvan, et see hakkab mõne aasta pärast Starlinkiga konkureerima, aga praegu pole see veel päris sealmaal. Mida see tähendab sõjaliste operatsioonide jaoks, kui üks eraettevõte saab sõja ajal kriitilise tähtsusega infrastruktuuri hinda muuta? Ilmselgelt nägime, et see just juhtus. Õige, no ma mõtlen, see ei ole hea tead, kui rääkida sõltumatusest ja sõjalise tegevuse vabandusest, kui peab pidevalt äriettevõttega asju ümber rääkima. Ma arvan, et see näitab ka, kui võimsaks on SpaceX muutunud, kui rääkida selliste asjade turuvalitsemisest. Aga sõjavägi oleks võinud ka keelduda. Pole mingit põhjust, miks nad oleksid pidanud nõustuma. Spacey väited selle kohta, et nad kasutasid Starshieldi tellimuse jaoks põhimõtteliselt lennunduse taset. Nendele võiks kindlasti vastu vaielda. Ja ma arvan, et Pentagon nõustus praegu, kui nad otsivad praegu alternatiive. Õige, ma mõtlen, sa ütled, et nad oleksid võinud keelduda, aga lõpuks oleks see olnud tohutu tagasilöök käimasolevas sõjas Iraani vastu. See oleks pannud Ameerika Ühendriigid nõrgana paistma, võiks öelda.
No, see eeldab, et SpaceX poleks neile enam lubanud terminale kasutada. See on midagi, mida nad ütlesid, et nad kavatsevad teha, aga ma arvan, et see on lahtine küsimus, millega sina ei pea tegelema. Nüüd püüab Pentagon aidata Iraani kodanikel valitsuse poolt kehtestatud sidekatkestustest mööda pääseda ning on olnud SpaceXiga vastuolus hinnakujunduse osas plaani suhtes, mis võimaldaks elanikkonnale Starlinki kaudu otse mobiilile ühendusi, mis oleksid sarnased 5G teenusele. Mida me selle kohta teame? Ja kas Starlink võib selle konkreetse küsimuse tõttu tagasilööki kogeda? Ma mõtlen, Iraani elanikkonnal oli juba varem Starlinkile juurdepääs. Starlink toodi salaja riiki jaanuarikuiste protestide ajal. Nii saidki inimesed internetti. Ja Iraan suutis Starlinki terminale petta, et need võrgust välja lülitada. Nii et ma arvan, et neil on varemgi olnud viise, kuidas seda teha. Nüüd on lihtsalt asi selles, et Ameerika Ühendriikide valitsus on see, kes selle taga on ja üritab terminale sisse tuua. Aga ma mõtlen, Starlinki on juba Iraanis tsiviilisikud kasutanud. Õige. Hästi. Victoria Simpson, ma tahaksin teid väga tänada, et liitusite meiega ja jagasite oma teadmisi. Hea meelega, aitäh, et mind kutsusite. Nüüd on Kanadal tõeline Brexiti hetk. Alberta provints, mida tuntakse Kanada naftarikka jõumootorina, liigub nüüd ametlikult 19. oktoobril toimuva rahvahääletuse suunas, et otsustada, kas jääda riiki või liikuda tulevase eraldumise hääletuse poole. Nüüd ütleb peaminister Danielle Smith, et see puudutab inimeste selget sõnaõigust pärast aastaid kestnud pettumust Ottawas, eriti energia- ja majanduspoliitika osas. Kuid isegi kui see hääletus pole õiguslikult siduv, on selle poliitiline mõju juba praegu palju suurem, kui võiks arvata. Sest kui selline küsimus kord juba hääletusele pannakse, isegi etappide kaupa, kipub see oma elu elama hakkama. Ja sellises provintsis nagu Alberta, kus separatistlikud meeleolud on aastakümneid kord tõusnud, kord vaibunud, on just selline hoog see, mis paneb Ottawa inimesed muretsema. Meiega liitub nüüd Michael Bernard Vernik. Ta täidab Ottawa ülikoolis Jaroslavski nimelist õppetooli. Nii et kõigepealt palun selgitage, mis täpsemalt Alberta lasi nii väga frustreerid, vabandust, ja kui paljud neist tegelikult toetavad iseseisvaks riigiks saamist nende küsitluste põhjal, mida oleme näinud? Aitäh huvi tundmast. Kindlasti tundub see väljaspoolt vaadates väga omapärane separatistlik liikumine. See ei tugine ajaloole nagu Šotimaa, Kataloonia või isegi Korsika. Sellel ei ole mingit religioosset, keelelist ega etnilist tõuget, mis seda edasi viiks. See põhineb põhimõtteliselt, nagu sa oma sissejuhatuses ütlesid, teatud pikalt hoitud kibestumisel selle üle, et riikliku poliitika kujundamisel ei saa oma tahtmist, eriti just ressursimajanduse osas. Albertas on umbes 5 miljonit valijat, kogu Kanadas on elanikke kokku 42 miljonit. Enamik kanadalasi elab Ontarios ja Quebecis ning nemad kipuvad valimistulemusi ja parlamendi koosseisu mõjutama ja nii edasi. Nii et see põhineb puhtalt piirkondlikul rahulolematusel ja tundele, et neid ei austata ega kuulata. Praegu, kui küsitlused 6 kuud enne midagi üldse väärt on, siis selge küsimuse puhul tahab enamik albertilasi selgelt Kanadasse jääda. Aga kahjuks on jõud juba liikuma pandud ja ees ootab väga terav ja keeruline periood. Kui Alberta peaks tõepoolest iseseisvaks saama, siis kuidas see mõjutaks ülejäänud Kanadat? See on väga hea küsimus. On palju oletusi. Oleme seda läbi elanud 2 Quebeci iseseisvusreferendumiga. Teate, seal on peamine asi see, et me liigume tundmatusse, teadmatusse. Quebecil on teatud terviklikkus tänu prantsuse keelena. Pole selge, mida sisemaal asuv Alberta teha saab. Nende ressursimajandusel ei ole kasulik, kui nad on sisemaal. Nii et ma arvan, et need inimesed, kes sellistesse spekulatsioonidesse laskuvad, arvavad, et eraldiseisev Alberta ei ole eriti elujõuline ja lõpuks neelavad selle alla Ameerika Ühendriigid. Mis jutuks teiste Kanada osadega, see on suur teadmatus. Kui riskantseks sa pead seda, kui Kanadas hakatakse normaliseerima eraldumisreferendumeid, isegi kui need ei ole siduvad? No igal provintsil on õigus korraldada rahvahääletusi ja referendumeid. Need on üsna tavalised ka muudel teemadel, näiteks valimissüsteemi muutused ja nii edasi. Jah, Hispaania valitsus võttis Baskimaa referendumi suhtes palju karmima seisukoha. Nii et ma arvan, et kui peaministril üldse mingi strateegia on, siis ta loodab käivitada mingisugused läbirääkimised poliitiliste järeleandmiste ja suurema autonoomia üle provintsile, võib-olla isegi põhiseaduse muutmise üle, aga see on väga suur risk.
Õige. Kas lõpuks on olemas mingi tegevusplaan, kuidas sellist piirkondlikku viha maha rahustada, ilma et see muutuks põhiseaduslikuks kriisiks? Sa mainisid Quebeci kui näidet varasematest separatistlikest liikumistest. Esiteks on küsimus selles, kas sa tahad olla osa Kanadast. Mida me avastasime Quebecis 2 erineva referendumi jooksul, paari põlvkonna jooksul, oli see, et Quebeci separatistid, kes olid väga võimekad poliitikud, kaotasid Quebeci föderalistidele, väga tuntud inimestele, keda mõned teie vaatajad kindlasti teavad. Nii et ma arvan, et lõpuks tuleb see arutelu pidada Albertas. Ja need albertalased, kes on föderalistid või unionistid või tugevad hääled selle poolt, et jääda Kanadasse ja lahendada asju Kanada sees, peavad esile astuma. Hästi, tahaksin sind väga tänada, Michael, et meiega liitusid. Kindlasti saab olema väga huvitav näha, kuidas see hääletus oktoobris läheb ja mida see tähendab Kanada tuleviku jaoks. Olen kindel, et meil on tulevatel kuudel palju millest rääkida. Aitäh huvi eest! Hästi, nüüd pöördume ühe väga-väga olulise sündmuse poole. Sellest pidi saama rahvuslik uhkuse päev, kui Pariisi Saint-Germain kindlustas meistrite liiga võidu 2 aastat järjest. Kuid Pariisi tänavad olid varjutatud sadade märatsejate poolt, kes tähistamise asemel laastasid linna. Ja meie saatejuht ja korrespondent Emily Francis toob teieni selle loo. See, mis pidi olema Pariisi Saint-Germaini meistrite liiga võidu tähistamine Inglismaa Arsenali üle. Selle asemel muutus see täielikuks kaoseks tänavatel. Sajad märuli politseinikud pidid kutsutud olema, et üritada huligaane kontrolli alla saada, kuid neid rünnati signaalrakettide ja esemete viskamisega. Kuigi neil õnnestus päeval mõned inimesed kinni pidada, jätkus vägivald hiliste õhtutundideni, kusjuures politsei pidi rahvahulga hajutamiseks pisargaasi kasutama. Ja lõpuks arreteeriti umbes 400 inimest. Prantsuse president Emmanuel Macron mõistis hukka lubamatu ja õigustamatu vägivalla, lubades vastutavad isikud vastutusele võtta. Kuid siiski säras Pariisi Eiffeli torn PSG värvides. Ilutulasti kestis ja õhtu jätkus, kui fännid püüdsid oma suure võidu vaimu elus hoida. Rääkides spordist, siis Prantsusmaa lahtised on Pariisis käimas ning sellega kaasneb midagi, mida tennisefännid teavad olevat peaaegu vältimatu. Nimelt väljakul endast taljaminek. Reketid purustatakse, tekivad vaidlused kohtunikega ja emotsioonid löövad üle ääre täis staadionite ees. Alates Daniil Medvedevi plahvatuslikust vihapurskest, kuni Daniel Altmaieri reketi tribüünidele löömiseni. Tennises pole halvast käitumisest kunagi puudust olnud. Kuid nende esile tõstetud vihapursete taga peitub suurem arutelu selle üle, kuidas sportlasi hinnatakse ja kas mehi ja naisi koheldakse samade standardite järgi. See on vaidlus, mis kerkib ikka ja jälle esile. Serena Williams väitis kuulsalt, et teda karistati 2018. aasta USA lahtiste finaalis karmimalt kui meesmängijaid. Elise Cornet tekitas samal aastal pahameelt, kui talle määrati reeglite rikkumine selle eest, et ta vahetas väljakul särki, samal ajal kui meesmängijad tegid seda pidevalt. Ja hiljuti kritiseeris Ons Jabeur Prantsusmaa lahtisi selle eest, et naisi jäeti korduvalt kõrvale õhtustest tippajamängudest. Ja Madridi lahtised sattusid seksismi süüdistuste alla pärast seda, kui naiste paarismängu finalistidel keelati auhinnad tseremoonial kõnesid pidada, samal ajal kui meestel see võimalus oli. Ja nüüd on Roland Garrosol puhkenud uus skandaal pärast seda, kui üks mängija sai trahvi, kuna ütles, et mängu peaks kohtunikuna juhtima mees. Meiega liitub nüüd doktor Sofia Solomon, kes on teadlane Ben Gurioni ülikooli spordidiplomaatia keskuses. Kas te arvate, et tennises on meeste ja naiste kohtlemisel väljakul viha ilmutamise eest endiselt topeltstandardid nii karistamises kui ka kujutamises? See on ilmselge ja see ei kehti ainult tennises. Ma mõtlen, et see seostub ka teie eelmise teemaga, kus mingil põhjusel meestel lubatakse näidata suuremat vägivaldsust või vihapurskeid, aga naistel lihtsalt ei lubata seda. Ja ausalt öeldes on see tead veelgi absurdsem, kui mõtleme soolisele kallutatusele, kui mõtleme feministlikule võitlusele. Naistest arvatakse alati, et nad on emotsionaalsemad või ei suuda oma emotsioone kontrollida. Ja siin näeme, et nad suudavad oma emotsioone kontrollida. Kuid kui nad seda ei tee, täpselt nagu mehedki, siis neid ikkagi ei kohelda võrdselt.
Miks sa arvad, et meeste vihapurskeid kujutatakse sageli kire või võistluslikkusena, samas kui sarnast käitumist naiste puhul nimetatakse pigem emotsionaalseks või ebaprofessionaalseks? Nagu ma mainisin, siis sooline eelarvamus spordis eksisteerib isegi teadlaste maailmas. Ma mõtlen, et minu uurimisvaldkonnas leiab alati võrdlusi nais- ja meesteadlaste vahel. Aga see on enamat kui lihtsalt see. Üldiselt peame meeles pidama, et sport liigub kahe, ütleme, võib-olla vastandliku äärmuse vahelisel jätkuval teljel. Üks neist on ratsionalism, kõrged standardid, mille järgi järgime professionaalsuse kõrgeid nõudeid ning peame hoidma mängu millegi sellisena, mida saab kvantifitseerida. Ja seetõttu peame ka oma käitumist kontrollima. Ja siis teine äärmus on liiga emotsionaalne olemine. Ja see liiga emotsionaalne käitumine võib viia meid vägivalla piirile, nagu me näiteks fännide puhul nägime, aga ka mängijate endi maailmas. Kui me räägime vägivallast spordis üldiselt, siis see on alati ilmnenud juba kaasaegse mängu algusest peale tegelikult mängijate endi poolt, mitte fännide poolt. Aga mida me tennises näeme, ütleme viimase 2 aastakümne või võib-olla viimase 10 jooksul, on see. Pealtvaatajate arv on olnud palju suurem kui varasematel aastatel oodati. Seega, kui rääkida Prantsusmaa lahtistest, millele sa viitasid, nii et sel neljapäeval Prantsusmaa lahtistel ütles üks mängijatest, Daniel Valecchio, et kohtunik peaks olema mees, mitte naine. See annab meile ka näite, sest ta põhjendas seda väga nõudliku publikuga, nii ta seda nimetas. See tähendab, et ta mitte ainult ei võtnud vastutust oma tegude eest, vaid süüdistas ka kohtunikku. See on väga tuntud sooline eelarvamus, mis eksisteerib spordimaailmas. Aga ma arvan, et veelgi enam me näeme, et vägivalda kujutatakse millegi mehelikuna, mis on meeste maailmas lubatud, kuid naiste maailmas mitte. Lõppkokkuvõttes, kas sa arvad, et naiste turnee on tegelikult muutunud selles, kuidas emotsioone käsitleb või arvad sa, et lihtsalt rohkem tähelepanu pööratakse sellele praegu? Täpselt, ma arvan, et viimane variant on täpsem, sest meil kõigil on emotsioonid. Ma mõtlen, et see ei ole oluline, see ei ole tegelikult sugude küsimus. Kõigil inimestel on emotsioonid, mõned viivad selle äärmuseni. Poliitilise vägivalla uurijana võin öelda, et see tõesti ei ole nii, sellel pole sugu. Vägivald võib esineda igasugusel kujul, aga kuna pealtvaatajate arv on kasvanud ja mängijatel toodetakse rohkem, jah, et olla konkurentsivõimelisemad, tead mis? Kui me selle peale mõtleme, siis miks me ei ihasta rock-kontsertidel muusiku peale, kes laval oma, ma ei tea, kitarri puruks lööb, aga spordis ootame me midagi muud? Kuna sport peab arvestama ka ausa mängu põhimõttega. Ja kõik, mis võib mängu kallutada ning ei kuulu nende reeglite hulka, võib mängu katkestada. Ja ma arvan, et üks komponent, mis viimastel aastatel on muutunud üha silmapaistvamaks, on pealtvaatajate roll. Ja kuna see muutub suuremaks, on mängijad suurema surve all, et paremini esineda, saada paremaid statistilisi näitajaid ja olla kõrgemal positsioonil. Küsimus on ka selles, et äkitselt saad kuulsuseks. Äkitselt ei mängi sa enam vaid mõne tuhande pealtvaataja ees, vaid sind jälgitakse sotsiaalmeedias miljonite pealtvaatajate poolt üle kogu maailma. Ma arvan, et asi on mängijatele pandud surve suuruses, aga võib-olla ka see, et naised hakkavad endale lubama olla loomulikumad. Ja ma ei arva, et see oleks kriitika allikas, vaid võib-olla lõpuks võrreldakse sugusid omavahel. Hästi, ma tahaksin teid väga tänada meiega liitumise eest. Huvitav oli kuulda teie arvamust, doktor Solomon. Aitäh, et mind kutsusite. Väljas on palav. Euroopa küpseb sel kuul äärmusliku kuumuse käes, mistõttu inimesed otsivad viise, kuidas jahedana ja turvalisena püsida, kuna mõned riigid teatavad rekordiliselt kõrgetest temperatuuridest. Meie Samantha Cohenil on rohkem infot. Kogu Euroopas kogevad riigid kuumust, mida nad pole kunagi varem kogenud. Londonis purustati maikuu kuumarekord, kui Kew Gardensis mõõdeti lausa 34 kraadi Celsiuse järgi ehk 94 kraadi Fahrenheiti järgi. Auxerre'i lähedal Prantsusmaal tõusis temperatuur 37 kraadini Celsiuse järgi ehk 99 kraadini Fahrenheiti järgi. Intensiivne kuumus pani inimesi otsima leevendust erinevates kohtades
ja mitte kõiki ei häirinud see rekordiline palavus. Ma arvan, et see on suve alguse kohta uskumatu ja suvi oli juba käes. Ma arvan, et me vajame seda kuumust. Turistid trotsivad kuumust, et tulla vaatama neid vaatamisväärsusi, millest nad on nii palju kuulnud. Ma püüan palju juua. Ma püüan palju vett juua, hoida end alati hüdreerituna ja käia kohtades, kus on varju. Ma ei oodanud seda. Ma olen siin esimest korda ja mulle öeldakse alati, et siin on külm. Et siin on pilvine, vihmane, aga mul olid tõesti uskumatud päevad. Aga mulle meeldib soojus, mulle meeldib päikese käes jalutada, nii et ma olen õnnelik. Ma olen väga üllatunud. See on uskumatu, tõesti. Samas teised ei ole nii elevil. Ma arvan, et igal aastal kannatame natuke varem ja kauem. Tuleme toime nii hästi, kui oskame. Kuumakuppel põhjustab Euroopas tugevat kuumust. Soe õhk, mis liigub üles Põhja-Afrikast, jääb Euroopa kohal kõrgrõhkkonna alla kinni. Ilmaeksperdid toovad selle põhjuseks kliimamuutused ja kahtlustavad, et sellised äärmuslikud ilmastikunähtused ei kao niipea. Nüüd pöördume majanduse poole. Kuna küberpettused muutuvad kiiremaks, nutikamaks ja raskemini peatatavaks, töötavad Lõuna-Aafrika teadlased välja hoopis teistsugust kaitset. Sellist, mis kasutab kvantfüüsikat interneti tuleviku kaitsmiseks. Vaatame lähemalt. Johannesburgi Witwatersrandi ülikoolis liiguvad tudengid loengute vahel, samal ajal kui füüsikaosakonnas töötavad teadlased tehnoloogia kallal, mis võib muuta seda, kuidas andmed üle maailma liiguvad. Hämaraks tehtud laboris, mis on täis lasereid ja optikaseadmeid, katsetavad professor Andrew Forbes ja tema meeskond kvantsidet. Valdkonda, mis kasutab osakeste käitumist, et muuta andmeedastus turvalisemaks. Eesmärk ei ole ainult muuta tänased süsteemid kiiremaks, vaid luua võrgustikud, kus sekkumist saab märgata kohe, kui see juhtub. Kui ma genereerin need 2 kvantosakest ja need liiguvad eri suundades mööda 2 erinevat rada, siis kui keegi peaks selle ühe kinni püüdma ja sellega midagi tegema, näeksin ma seda oma teisel osakesel. Nii et kui ma näen, et keegi sekkub, katkestan ma kohe ühenduse. Kvantmaailmas muudab pealtkuulaja alati seda, mida ta üritab kinni püüda. Nad võivad küll ühenduse katkestada, kuid nad ei saa kunagi infot kätte. Forbes meeskond töötab ka selle nimel, et suurendada olemasolevate fiiberoptiliste võrkude läbilaskevõimet, kasutades korraga palju rohkemate andmete edastamiseks erinevaid valgusmustreid. See uurimus tuleb ajal, mil maailm muutub üha sõltuvamaks kohestest digimaksetest, piiriülestest tehingutest ja veebipõhistest finantssüsteemidest. Caplinas tegutseb idufirma Orca Fraud juba sellel esirinnal, jälgides makseid ja märkides kahtlase käitumise reaalajas. Nende meeskonnad kasutavad andmeanalüüsi, masinõpet ja käitumissignaale, tuvastada pettusi hetkel, mil need toimuvad süsteemis, mis juba jälgib igakuiselt miljardite dollarite väärtuses tehinguid. Küberpettuste probleem on hullem kui kunagi varem. Nüüd näeme, et pettused liiguvad kiiremini kui kunagi varem üle piiride, kasutades koheseid makseviise, mis toimivad hetkega. Näeme, et tehisintellekti tõusuga muutub ka pettus. Seega on petturitel maailma parimad tööriistad, et meid rohkematel viisidel kui kunagi varem rünnata ja oma tegevust muuta. Praegu keskenduvad sellised ettevõtted nagu Orca rünnakute kiirele avastamisele enne, kui kahju levib. Kuid töö Johannesburgis viitab palju ambitsioonikamale tulevikule. Sellisele tulevikule, kus internet ise on loodud teatud ohte paljastama enne, kui teavet saab varastada. Kaubanduslik kasutus võib olla veel aastate kaugusel, kuid Lõuna-Aafrika teadlased ütlevad, et nad on juba osa ülemaailmsest võidujooksust järgmise põlvkonna side turvamiseks. Alates tänasest pettuste tuvastamisest kuni homsete kvantturvaliste võrkudeni, võitlus küberohutuse nimel liigub kiiremini ja panused on suuremad kui kunagi varem. Ja enne kui hüvasti jätame, peame kõik korraks hinge tõmbama. Kui sinu päev vajab kõigi nende sõja ja poliitika sõnumite järel väikest taaskäivitust, siis see võib just selleks sobida. Viimaste nädalate jooksul on Kirde-Hiinas asuvas aretuskeskuses sündinud üle 30 ohustatud Siberi tiigri kutsika, mis on looduskaitsjatele haruldaselt head uudised. Neid pisikesi kutsikaid hoitakse soojendatud inkubaatorites. Neid toidetakse lutipudeliga ööpäevaringselt. Neid jälgitakse hoolikalt, kui nad läbivad elu kõige õrnema etapi.
Nüüd on Siberi tiigrid maailma kõige ohustatumate loomade hulgas, kuna looduses on neid alles vaid väike populatsioon Venemaa ja Kirde-Hiina osades. Ametnike sõnul on aretuskeskus, mis alustas 1980-ndatel vaid 8 tiigriga, nüüdseks aidanud üles kasvatada üle 1100 tiigri. Ja ma pean ütlema, et nad on nii armsad. Hästi, mu sõbrad, see oli kõik saates Global Eye. Mina olen Natasha Kirtšuk. Aitäh, et meiega liitusite. Kohtume järgmisel nädalal.